täna on siis 25. aprill, täna on reede ja täna on veel üks sidemevahetus ning kuna Claudiat ei ole, Tomose Taankeeli ka tal enam ei ole ja kellelgi muul ka ei tundu olevat, siis täna Versut rahustama ja mina vahetan sidet, võib-olla üksi, ma väga loodan, et keegi saab mulle appi tulla, aga täna on suht siuke, tundub lootusetu case, nii et pean ise hakkama saama, see saab olema challenge. Aga noh, it is what it is, kohe lähen vaatan, mis hobune teeb. Täna on esmaspäev 28, täna oli järjekordne sidemevahetus ja seda tegi Claudia. Ma seekord ei filminud, sellepärast et ma olin eelmisest korras päris traumeeritud, et nagu ma ütlesin eelmises videos, siis ta jäi nii purju ja ta astus valesti ja ma ei jõudnud veel seda jalga fikseerida. Ja kuna ta astus valesti, siis eks ta sai natukene haiget, ta on nagu need lihased on veidi kanged. Ja meil on väike setback meie rehabis, sellepärast et ta jälle astub natukene kehvemini kui varem. Nii et Claudia läheb nüüd puhkusele. Mina nüüd pean ise vahetama vähemalt 2 korda. Ja siis, kui Claudia tuleb tagasi, siis me vaatame uuesti, võib-olla teeme ultraheli, võib-olla ei tee. Ja arvatavasti siis saame hakata jalutama, nagu I wish. Aga no praegu ei ole see variant. Nii et hobune tšilli-vanillib, saab oma teraapiat, saab oma lasereid, massaažipatte. Tal täna hakkas ninast mingit natukene valget asja tulema, seega ma panen ta Balsamic Air kuurile ja vaatame, mis sellest saab. Ja mina täna lähen ratsutama. Mulle Kristjana usaldas oma poni ja siis üks noor. Ja siis ma natukene lähen sõidan ja üritan oma meelt nagu lõbusana hoida. To be honest, ma ehmusin eelmine kord nagu nii ära, et tegelikult võib-olla, ma ei tea, kas videos jääb mulje, et ma nagu ehmusin, aga ma võtsin chillilt olukorra, kui see nagu juhtus, sest ma olin mingi, okei, et fikseerime, teeme, möllame, nagu siin ei ole mitte midagi enam parata, aga kui ma jõudsin koju, siis ma ei saanud põhimõtteliselt magama jääda ja ma võtsin ülimitu doosi melatoniini ja ma ei jäänud magama, sellepärast, et mul on nii kõrge ärevus selle rehabi pärast, sest see hobune on täielik müstika, ta teeb nagu täiesti müstilisi asju, ta ei ole siuke nagu lihtne patsient, et iga kord on mingisugune teema. Sa paned ta narkoosi alla ja ta reageerib iga kord nii erinevalt ja vahepeal ta jääb mega purju ja ta ikka loobib oma jalgu ja siis vahepeal sa ei panegi nii suurt doosi ja ta ei loobi jalgu. Igatahes ma ei tea, kuidas teile paremini seletada, sest nagu ma struggle'in. Nagu props inimestele, kes ei anna alla, kui nad teevad rehabi, sellepärast et of course ma ei taha alla anda oma hobuse suhtes, aga see on nii emotsionaalselt laastav, eriti kui sul läheb nagu halvasti ja kui mul läheb halvasti, mul tõuseb endal nii palju ärevus ja ma tahaks nagu teile rohkem asju näidata, aga kui ma olen ärev, ma isegi ei suuda nagu isegi kaamerat fikseerida ega mitte midagi teha sellega, sest ma lihtsalt ma ei taha filmida.
Teadsid? Ei. Ära. Saab jooksma hakata või? Oh my god, ma ei ole mega ammu näinud, et ta oleks seda teinud. Hi, buddy! Hi! Kas sa tutud? How you doing? How you doing, buddy? Oh my god, kui cute! Hi! Are you having a nap, baby? Oh, big boy. Oh, korralik. Hi! Oh. Elo, mis sa oma tekiga tegid? Vaata.
Ja.